Tere kõigile! Kell on saanud 11 ja hakkame peale. Aitäh kõigile, kes on täna siia kohale tulnud. Ja veel 2 sellist väikest tähelepanekut, et kõik, kes te täna peate lõpuni vastu, siis meil on teile ka väike kingitus. Sellest siis räägime täitsa lõpus. Ja kui te soovite meile küsimusi esitada, siis kui te liigute sellest pildist natuke allapoole, siis seal on võimalik kirjutada meile vabas vormis küsimus ka. Ja kõigile küsimustele me vastame siis ka täitsa lõpus. Vastame küsimustele. Nii. Siis natuke meie tutvustust. Joonas minu nimi, olen üks Costpocketi asutajatest. Tänasel päeval teengi selliseid erinevaid webinaare, nagu täna. Lisaks teen natuke ka kliendituge mõnele suuremale kliendile ja olen ka selline vahelüli arendajate ja raamatupidajate vahel, et püüan kuulata, mis raamatupidajad soovivad, mida me võiks nagu arendada, ehitada ja siis seletan seda arendajatele, et kuidas me võiksime neid uusi funktsionaalsusi ehitada. Terje! Tere ka minu poolt. Minu nimi on Terje ja mina olen siis Directo müügiosakonnast. Ja täna on ka Kaire meiega. Kaire, kõigepealt räägime meie ära ja pärast kutsume Kaire siia, siis tema on viimane esineja. Tema räägib enda kogemusest Directo ja Costpocketiga ja siis Kaire tutvustab ennast ka pärast ise. Nii, ja tänane meie päevakava. Kõigepealt mina näitan mõned slaidid Costpocketi kohta, siis Terje räägib mõned slaidid Directo kohta. Siis me läheme live demosse, kus me näitame, kuidas need asjad päriselt töötavad. Mina näitan, kuidas ostuarvet digiteerida, siis räägin natukene e-arvetest, seejärel teeme ühe lähetusaruande, siis ma näitan, kuidas sõidupäevikut pidada, siis näitan, kuidas kinnitusring töötab ja lõpus näitan veel ka pilvekeskkonda või siis raamatupidajakeskkonda, kutsume ka raamatupidajakeskkonnaks seda. Ja Directo puhul vaatame ka e-arvete teemat, e-arvete puhul siis ka hanki automaatika seadistamist. Vaatame natuke Directo kinnitusringi, peatume korra ostuarvete tasumisel ja gateway teemal. Vaatame ka tasumata arvete meeldetuletuste saatmist ja vaatame ka sellist seadistust nagu kohustuslikud ja soovituslikud väljad, mis tagab siis sellise kvaliteetsema aruandluse ja heidame ka väikese pilgu Directo dokumendi haldusele. Nii. Ja siis natuke Costpocketist. Et tänasel päeval siis tegutseme aktiivselt 4 riigis, Eesti, Soome, Läti, Poola. Need on siis need riigid, kus meil on koha peal päriselt inimene olemas. Nagu ülevalt näete, siis Eesti turul on meil kõige rohkem kundesi või kliente, et Eesti on veel see nagu koduturg. Ja kogu tarkvara on võimalik kasutada 9 keeles, palju erinevaid keeli on. Digiteerimisest rääkides märtsis digiteerisime 296 000 kuludokumenti. See oli ka minu uus rekord. Me peaaegu iga kuu teeme uue rekordi. Siis pakume nii robotdigiteerimist kui ka koos inimkontrolliga digiteerimist. Koos inimkontrolliga digiteerimine on see vanakooli digiteerimine, kus saadate dokumendi sisse, meiepoolne inimene digiteerib selle ära. Robotdigiteerimine on see huvitavam osa ja terve tänase see demo ma kasutan robotdigiteerimist, et siis te näete, kuidas see robotdigiteerimine töötab. Ja kui rääkida numbritest, siis umbes 300 000 dokumenti kokku, umbes 30 000 käib läbi selle inimese kontrolliga digiteerimise. Et ülejäänud tegelikult käivadki läbi robotdigiteerimise. Et see on hea näide sellest, kuidas see robotdigiteerimine on saanud nagu nii heaks, et kliendid eelistavad juba seda. Ja siis meil on mobiiliäpp, millega saab dokumente pildistada. See võib olla nii tšekk kui arve ja samuti on ka igal ettevõttel oma unikaalne e-maili aadress, kuhu siis saab kõike dokumente, mis teil e-mailile on tulnud, saate edasi lihtsalt saata sinna e-maili aadressile. Ja kui mõne sõnaga trendidest rääkida, siis kui me vaatame Eesti turgu ja pabertšekke, siis pigem aastast aastasse on see kukkuv trend. Mis on meie jaoks hästi huvitav, mida me näeme kasvavas trendis, on see, et ettevõtte
juhid, omanikud, töötajad kasutavad aina rohkem ettevõtte kaarti, et osta erinevad internetiteenuseid. Et Bolt, Uber, Amazon, Google, Facebook, kõik sellised internetiteenused, et seega me tahamegi teha seda meiliaadressi selliseks, et mis iganes arve teile meil tuleb, et ta saaks selle otse saata meie süsteemi edasi. Nii, digiteerimise täpsusest rääkides. Koos inimkontrolliga digiteerimise täpsuseks siis loeme 99,5% ja siin nüüd see tabel, proovin seda kasutada, see tabel siis näitab robot digiteerimise täpsust. Ja kuidas seda lugeda, on ülevalt alla on erinevad väljad, näiteks pangakonto number, valuuta, arvenumber, maksetähtpäev, viitenumber, dokumendi väljastamise kuupäev, käibemaksu read ja tarneinformatsioon. Ja kui me liigume siit, võtame selle pangakonto numbri, liigume siit recognition frequency, siis ta on 96%, mis tähendab seda, et kui me lisame 100 dokumenti, kus on pangakonto number peal, siis 96 korral robot leiab selle sealt. Siis recognition precision on 98, ehk siis kui te lisate dokumendid ja 100 korral robot leidis selle pangakonto numbri, siis 98 korral oli see õige. 2 korral ta leidis midagi valesti. Ja cumulative on nende 2 korrutis. Et eks see on, kui on 100 dokumenti, kus on pangakonto number olemas, siis 95 korral robot leiab selle ja see on korrektne. Ja siit te näete, kui ta seda viimast tulpa vaatate ülevalt all on erinevad väljad, et mis need täpsused on. Ja see all, see 90,9 on üle kõikide riikide roboti täpsus. Eestis see number juba läheneb tegelikult 94-le. Ja võib-olla veel üks huvitav asi, mida meilt hakatud küsima, et siin on dokumendid, mille robot leiab kõik väljad korrektselt, on 80%. Eks tähendab, et te panete dokumendi sisse ja robot digiteeris selle absoluutselt korrektselt. 80% dokumentidest on see juba nii. See on ka, me oleme ise uhked nende numbrite üle, ütleme siis nii. Nii, siis e-arveid saab ka läbi meie vastu võtta, meie pakume seda teenust 1 euro eest kuus, 100 e-arvet on seal hinna sees. Sellest me räägime hiljem, mina räägin veel ja Tere räägib ja nii, et pärast selle webinari lõpus te kõik tõenäoliselt võtate juba e-arveid vastu, sest et nii palju kuulnud selle kohta lihtsalt. Ja mõnest eelisest, et siis milleks kasutada sellised digitaalseid lahendusi. Üks asi, mida ma kuulen, on see, et kui mõni ettevõte, kes enne, kus käis see protsess põhiliselt paberil ja nüüd tuli nagu digitaalse lahenduse peale, on see, et raamatupidaja ütleb, et enne oli selline 17, 18, 19, 20 kuupäev, pigem hästi selline stressirohke, et dokumendid jõudsid viimasel hetkel, siis tuli neid sisestada, deklaratsioone teha, et selline pigem nagu kiire aeg, siis kasutades Costpocketit on see tööjaotus läinud palju nagu stabiilsemaks üle nagu kuu. Ja siin tegelikult ka paremal on jälle üks graafik. Ja mis see graafik näitab on, millal need dokumendid meile esitati. Proovin teile tagasi korraks näidata. Et siin on all on nagu päevad ja siin see graafik näitab aega, millal see meile esitati. Et näiteks 0 või 1 on siis esimene päev, kui see dokument loodi. Ehk siis esimesel päeval umbes 23% dokumentidest esitatakse meie süsteemi. Ja kui me läheme siit 7. päeva juurde, siis see on juba üle 50%. Mis näitab seda, et dokumendid esitatakse väga kiiresti. Et hästi paljud kasutajad, tõesti, kui nad saavad selle dokumendi, nad kohe pildistavad ära või see tuleb e-mailile, nad kohe saadavad selle meie süsteemi edasi. Miks see graafik läheb nagu 60 päevani välja, on see, et meil on ka päris palju ettevõtted, kes ei ole käibemaksu kohuslased, mis tähendab seda, et nemad teevad korra aastas, on ju seda aasta deklaratsiooni, aasta aruannet ja siis nad esitavad kõik eelmise aasta arved. Näiteks praegu on hästi palju neid kliente, kes teevad seda. Siis järgmine eelis on digitaalne arhiiv, et kõik dokumendid, mis läbi meie saadetakse, on nii Directos alles kui ka meie juures alles, hoiame need dokumendid alles. Iga hetk saate ligi neile, isegi kui ei ole enam klient. Ja viimaseks ma lisasin sinna, et jätame sellise andmesisestustöö, sellise igava töö üle nagu robotile. Nii, Terje, nüüd siis sina. Ja nüüd siis paari sõnaga Directost, et tõenäoliselt on meie seas siin kuulajate seas ka inimesi, kes
ei ole täna Directo kasutajad. Directo on siis tänaseks turul juba varsti saab 23 aastat täis ja Directot kasutab täna üle 4400 ettevõtte ja tegelikult need ettevõtted on juba levinud enam kui 75 riiki. Meie esindused on Soomes, Lätis ja Leedus ja seal toimub ka siis tarkvara müük ja konsultatsioon. Kes meie kliendid on? Siin on väike läbilõige meie klientidest, tõesti väga väike läbilõige. Meie klientideks on tegevusalade poolest jaeettevõtted, hulgiettevõtted, ehitusettevõtted, finantsettevõtted, teenindusettevõtted ja ka tootmisettevõtted. Ja raamatupidamisbürood. Ja raamatupidamisbürood muidugi. ja Directo siis on selline laiapõhjaline tarkvara ja pakub siis võimalusi kogu äriprotsessi katmiseks. Siin on väike läbilõige siis võimalustest. Ma neid ette siin praegu lugema vast ei hakkagi, aga toon siis välja ka veel selle, et lisaks sellisele finantsist kuni laoarvestuseni välja teemadele on siis meil võimalus ka grupiettevõtetel kasutada konsolideerimislahendust ja nagu ma juba enne mainisin, on siis meil ka tootmisfunktsionaalsus, mida siis mõned meie kliendid ka täna kasutavad. Aga annan sõna tagasi Joonasele. Tõstan selle. Nii, nüüd alustame siis demoga. Et siis... Ja, nii, super. Siis Costpocketi äpp näeb telefonis arvutis samasugune välja. Ma näitan alguses teile just seda kliendipoolset vaadet, ehk siis seda, kuidas dokumente esitada, kuidas aruannet teha ja lõpus ma näitan ka raamatupidajakeskkonda, seda pilvekeskkonda, raamatupidajakeskkonda. See on see rohkem raamatupidajale suunatud keskkond. Nii, mis siin siis nagu teha saab? Üleval on ettevõtete nimekiri, saab vahetada. Tavalisel ettevõttel on siin võib-olla 1-2, minul on hästi palju, raamatupidamisbürool võib ka hästi palju olla. Siis siin on üksikud dokumendid, aruanded, on erinevad tabid ja siis all on ju lisagalerist teepilt. Kui ma arvutiga kasutan, kui ma vajutan teepilti, siis ta teeb lihtsalt kausta lahti. Telefoniga ta läheks kaamerasse. Nii, ja alustamegi siis kõige lihtsamast, et esimesena siis ma näitan, kuidas, kui teil on e-maili peale tulnud kuludokument, kuidas see siis esitada meie süsteemi ja kuidas ta Directosse jõuab. Selleks lähengi siis siit ülelt paremalt seaded ja siin üleval on selline e-maili aadress, mis meie süsteem loob igale ettevõttele. Ta näebki alati selline välja, et on siis see kasutaja, ehk siis minu nimi pluss ettevõtte nimi @costpocket.com. Teen klõpsu peale, siis ta kopeerib tema. Nüüd ma lähen meili ja siin mul on üks sükke meil, kus on arve kaasas. Ja saadan selle siis lihtsalt edasi sinna e-maili aadressile. Nüüd, kui ma soovin midagi raamatupidajale kaasa kirjutada, siis kõik, mis ma siia pealkirja panen, läheb raamatupidajale kommentaarina kaasa. Näiteks võtame selle siit eest ära, see on kole. Ja võib-olla näiteks ma panen, palun tasuda, kirjutan juurde. Ja siis saadangi ära ja nagu ettevõtte juhi poolt ongi siis nagu kõik tehtud, et nüüd see dokument läheb Costpocketisse, Costpocket digiteerib ta ära ja kui ta on digiteeritud, saadab ta selle Directosse edasi. Me peame nüüd natukene ootama, kuni ta meil siia jõuab. Võin korraks juba siia ka kiigata, aga ma usun, et ta veel siin ei ole. Et näed, ta on vist vastuvõtte on digiteerimisel. Ma nii kaua näitan teile seda e-maili, igal ettevõttel see unikaalne e-mail, et mis selle e-maili eripärad on. Üks asi on see, et meie sinna e-maili aadressile, kus ma just selle dokumendi saatsin, võib saata kuni 100 manust korraga. Et ei pea olema niimoodi, et näiteks kui teil on hunnik dokumente kogunenud kuskile, võib-olla näiteks sellisel juhul, kui ettevõtte juht teebki
aasta aruannet korra aastas ja ta on kogunud kuhugi kausta need, et siis te saategi need massiliselt emailiga sisse ära saata. Mul on tegelikult meil on ka drag and drop funktsionaalsus, seda ma näitan täiesti lõpus. See on üks asi ja teine asi, et see dokument, mille te saadate, ta ei pea olema ilmtingimata PDF, et ta võib olla, siin on erinevad failitüübid, ta võib olla ka TIFF-fail. TIFF on siis see, kui mõnel veel on kontori nurgas see suur skänner, siis nemad kipuvad TIFF-faili välja andma. Ta võib olla XML-fail, ehk siis kui keegi on saat teile ostuarve niimoodi, et e-mailis on ka XML kaasas, siis meie süsteem saab aru seda, et seal on XML ja ta ei digiteeri seda, ta võtabki sealt XML-i seest need andmed. Et siis on alati 100% korrektne. Ta võib olla doc ja docx, siis need on need Wordi failid, siis ta võib olla JPG ja PNG, pildifailid ja ta võib olla ka HTML. Et näiteks hästi paljud Ameerika ettevõtted kipuvad teile saatma sellist e-maili, kus e-maili sisu ongi see kuludokument. Et isegi sellisel juhul te võite ta lihtsalt edasi saata meie süsteemi. Nii, lähme siia kord tagasi. Ja nüüd me näeme, et süsteem võttis ta vastu ja ta on juba ka edastatud Directosse. Enne kui ma annan Terele veel sõna tagasi, ma räägin ka paar sõna e-arvetest. Nii, oletame, et ma soovin selle ettevõttega hakata vastu võtma e-arveid, siis ma lähengi lihtsalt siit seaded, e-arved ja siin on selline koht, kus saab selle e-arvete vastuvõtmise aktiveerida. Ta siis töötab niimoodi, et 100 e-arvet kuus ja maksab 1 euro kuus pluss käibemaks. Ja pärast, kui see on siit ära aktiveeritud, siis peab minema äriregistrisse sinna RIKI portaali ja ära ka kinnitama selle e-arve operaatori, et ta töötaks. Seda peab tegema 7 päeva jooksul ka. Ja mis on võib-olla üks eripära siis meie selle süsteemil, näitan ühe teise ettevõttega seda teile. Et sel ettevõttel on juba see e-arvete vastuvõtmine sisse lülitatud. Meil on siis võimalik teha selline asi, et kui süsteem võtab e-arve vastu, siis ta saadab selle koopia, selle nagu pildikoopia nendele e-mailidele, et saate ise see enda e-mailid panna. Miks me sellise asja ehitasime, oli see, et mõned aastad tagasi oli meil niimoodi, et kui sa Costpocketile saatsid PDF-i, siis see ilusti tasutud. Kui saatsid e-arve, siis see läks otse meie raamatupidamistarkvarasse. Meie keegi seda ei näinud ja ta kippus pigem nagu tasumata jääma, et teda ei tasuta ära. Ja siis me nagu enda jaoks ehitasime sellise asja, et kui tuleb e-arve, ta läheb otse raamatupidamistarkvarasse, aga meie saame ka koopiad sellest. Siis me oleme kursis, et mis e-arved on nagu sisse tulnud. Et see on see üks hästi äge funktsionaalsus. Ja veel üks nagu väike nipp, me alguses, siin on võimalik teha niimoodi, et meie süsteem võtab e-arve vastu, kas ta nüüd automaatselt saadab selle edasi Directosse või ei saada, on ju. Me alguses tegelikult kasutasimegi niimoodi, et see oli välja lülitatud. See tähendas seda, et süsteem võttis e-arve vastu, saatis koopia meile ja nüüd meist keegi ise pidi minema sinna ja selle e-arve edasi Directosse saatma. Aga see ei töötanud liiga hästi, sest me kippusime unustama seda et meie unustasime saata seda raamatupidamistarkvarasse. Eks meie jaoks on see hästi töötanud just niimoodi, et see on nagu sisse lülitatud, et nad tulevad automaatselt võtab vastu, saadab tarkvarasse ja meie saame nagu endale koopiad ka. Nii, Terje, ma nüüd annaks sulle üle. Jaa, kui nüüd e-arve on saabunud Directosse, siis ta maandub kõigepealt sellises kohas nagu dokumentide transport. Ja ongi kenasti siin. Ja siit on siis iseenesest võimalik, üks variant on see, et teha see siit lahti ja luua ostuarve või luua kulutus. Aga täna siis on juba olemas ka nii Costpocketi kui Envoice'i kui Sevoi lahenduse puhul on selline lahendus, et teil on võimalik peale panna seadistus, mis tekitab selle ostuarve siia automaatselt, et ei pea siia dokumentide transpordi alla enam isegi mitte minema. Mina hetkel võtan ta siit lahti, kuna see võtab natuke aega, ehk siis on genereerunud siis ostuarve põhi ja siin on nüüd näha kenasti see manus ja näha on ka siis, et nii nagu e-arve peab olema, on siis ka kõik vajalikud väljad siin kenasti täidetud.
Siia juurde ma räägin ka selle ära, et CostPocketit võib kasutada ka koos näiteks RIK-i lahendusega, et CostPocketis digiteerite siis kõik PDF-arved, tšekid aga on võimalik siis seadistada veel ka näiteks RIK-i e-arvete vastuvõtt ja väljasaatmine, see on Directo puhul täiesti tasuta Directo klientidele. Ja siis ülejäänud nii-öelda e-arved tulevad kõik automaatselt siia Directosse. Mainin ka seda ära, et nendel klientidel, kellel on tegemist siis partneritega Euroopa Liidus, siis täna toimib ka kenasti Peppol e-arvete vahendus, et kindlasti uurige ka seda. Ja okei. Nüüd selles mõttes, et mis ma siin selles punktis veel tahtsin rääkida, oli see, et selleks, et see e-arve oleks niimoodi kenasti täidetud, nagu minu näites siin, on võimalik ära seadistada ka hanki automaatika Directos. Selle kohta on ka põhjalik juhend Wikis, saate kenasti sellega tutvuda ja selle järgi seadistada. Mina avan siit praegu lühiklahviga Alt-V selle hankija kaardi, et teile natuke seda korraks põgusalt näidata. Siin üleval on sellised sakid ja siin on ka selline sakk nagu automaatika. Ja vot selle sama saki peal ongi võimalik siin üleval pool e-arve XML reeglid paika panna. Minu näite puhul on siin see, et mul on siis seadistatud ära, et kui sellise viitenumbriga arve minule siia programmi või tarkvarasse potsatab, siis pannakse automaatselt arvele kohe selline kulukonto, selline käibemaksukood ja selline objekt. Need võimalused on siin väga laiad. Näiteks on võimalik ka kasutada siin finantsretsepti, et näiteks mingi teatud kulu kohe proportsionaalselt jagada. On võimalik e-arve ridu koondada. Kui kõik tingimused on täidetud, siis võib panna siia peale ka sellise linnukese, et arve kohe kinnitub automaatselt. Ehk siis siin on tõesti peensusteni võimalik see ära lahendada ja jällegi teie töö on palju efektiivsem. Arve on praktiliselt ette valmistatud ja võib seda juba kinnitada. Märgin ära ka siin selle, et siin on ka veel selline transpordisakikene. Ka Directo puhul on see võimalus, et on võimalik siis saata kellegile ka teavitus veel, näiteks kui arve on siia potsatanud. Ja samamoodi siis, siin on näha ka see, et milline dokument näiteks peaks tekkima, kui see e-arve on sinna dokumentide transpordi alla laekunud. Vajadusel on võimalik ka unustasin enne mainida, on võimalik kasutada ka siis Finvoice'i ja siinkohal, kas ma jätsin midagi rääkimata? Ma arvan, et ei jätnud. Okei, et siinkohal ma siis praegu annaksin korraks sõna jälle tagasi Joonasele. Nii, hea. Nüüd mina näitan, kuidas teha lähetusaruannet ja pidada sõidupäevikut. Ja Terje enne mainis ka Peppolit. Ma võin saladuskattel öelda, et ka meie oleme liitumas Peppoliga. Et ma usun, et suvest saab ka hakkame ka meie pakkuma Peppoli teenust. Nii, enne kui me läheme siis lähetusaruande tegemise juurde, ma näitan teile, kuidas meie juures on võimalik kululiike muuta. Selle jaoks ma lähengi seaded, täpsemad seaded, halda dokumendi esitamise sätteid ja halda kululiike. Siis siin on võimalik teil täiesti muuta need kululiigid selliseks, nagu teile sobib. Et siin ma olen juba lisanud siia erinevad kulud, olen 2 alakululiiki lisanud. Ma võime teha sellist asja näiteks, et meile see ei meeldi esinduskulu. Võime siia täitsa vabas vormis seda muuta. Ma ei tea, paneme esinduskulu 2 näiteks. Mis me veel võime teha, võime lisada siia neid alamliike. Siis kui ma panen siia, lisa alamkategooria, paneme lihtsalt uus siia näiteks. Uus.
et siin on võimalik teil luua nagu täiesti enda ettevõtte kululiigid, mida teie kasutate ja pärast Terje näitab ka, kuidas siis nende kululiikide alusel paneb direktor teile konto ja käibemaksukoodi juurde, et te saate nagu täiesti ära automatiseerida selle asja. See on hästi äge. Nii, aga nüüd hakkame siis tegema lähetusaruannet. Enne me siis olime siin üksikud dokumendide vaates, nüüd hüppame siia aruanded ja läheme siit uus aruanne ja lähetusaruanne. Ja kus me siis ikka käime? Käime ikka Soomes. Siis ta küsib lähetuse algust lõppu. Oletame, et näiteks esmaspäeval läksin. Eile jõudsin tagasi. Siis siin on näha, et ta arvestab ka päevarahad. Siis on seadusest tulenev, et kui lähetus algas pärast 9, panen selle siia linnuke sisse, siis esimese päevast päevaraha ei saa. Või kui jõudsite enne 3 öösel koju, siis viimase päevast raha ei saa. Lisaks süsteem arvestab ka sellega, et ühes kuus võib olla 15 päeva, kus on 50 eurot ja pärast 132. Ja ka seda, kui on hästi pikk lähetus üle mitme kuu, siis ikkagi esimesed 15 päeva 50 eurot, pärast 132 eurot. Siis ta küsib, mis see lähetuse eesmärk ja sisu on, näiteks koosolek. Ja nüüd, mida veel on võimalik teha, on võimalik nagu see arvutatud lähetus üle kirjutada. Näiteks, kui teie ettevõttes on niimoodi, et Soomes käies on see näiteks 32 eurot. Ja siis te saate selle siia kirjutada ja ta arvutab üle selle summa. Et muidu ta on nagu seadusest tuleneva maksimumiga arvutab, aga siin on võimalik üle kirjutada. Ja lisaks on seadetes võimalik lisada ka see piirmäär. Näiteks, kui teil ongi ettevõttes niimoodi, et 40 ongi maksimum, siis on võimalik seadetesse niimoodi ära muuta, et siin ta näitabki kogu aeg 40 euri ongi nagu maksimaalne päeva kohta siis. Nii. Nüüd on see kaust meil nagu loodud ja nüüd me hakkame siia siis neid nagu dokumente sisse lisama. Teeme niimoodi, et ma näitan ka siin, kuidas lisada dokumente e-mailiga, sest ma tahan, see on üks väike uuendus, mida ma tahan teile näidata. Siis ka, kui igal ettevõttel on oma unikaalne e-maili aadress, siis ka igal aruandel on. Et siin ta näha on Soome 2 pluss minu nimi pluss ettevõtte nimi @kospo.com. Jälle kopeerimiseks teen klõpsu. Lähen meili, koostan sellele aadressile ja nüüd võtan siit bussipileti, lisan talle manuseks, siis paneme siia bussipilet ka kommentaarina ja saadan ta süsteemi. Nüüd samamoodi läheb natuke aega, enne kui ta siia jõuab, aga me ei pea ootama, ma saan samal ajal juba uue dokumendi lisada. Lähengi siis tee pilti, võtan siit ühe dokumendi ja nüüd ongi nagu see tavaline kuludokumendi esitamise vaade ja küsib, et kas kuulub hüvitamisele või kuulub hüvitamisele. Nüüd te näete neid kululiike, mis me enne muutsime ja vaata, kui ma lähengi siia erinevad kulud, siis näete ka seda uus, mis me siia nagu lisasime. Aga paneme tema lihtsalt transpordi alla. Siis on võimalik lisada kommentaar, siia on hästi hea lisada projekte ja objekte ja lisaks ta näitab 5 viimast, mis te olete ise lisanud ka, et ei pea iga kord uuesti välja trükkima. Näiteks võtamegi selle projekti. Ja nüüd on see robot digiteerimise osa, kus robot on selle dokumendi ära digiteerinud. Sellelt dokumendilt ta saab kõik andmed õigesti kätte. Mis me peame lihtsalt tegema, peame natukene dokumendi numbrit muutma, sest ma olen seda dokumenti juba esitanud ja kui ta uuesti esitamist hakkab karjuma, et see on topelt dokument, ma panen siia mingid tähti numbrid juurde. Nii. Ja valmis. Ja nüüd, kui me jõudsime siia lehel tagasi, on näha ka juba, et see bussipilet on siia jõudnud. Näitan teile seda ka. Üks põhjus siis, miks ma selle bussipileti tegelikult siia saatsin, ongi see, et kui vanasti äpis nägi ainult esimest lehte siin, siis nüüd ta näitab esimest 3 lehte siin. Ja samamoodi ka, kui Terje näitab teile, et kuidas ta direktosse jõuab, siis seal on ka niimoodi, et kui vanasti jõudis mitmeleheliselt arvelt ainult esimene leht, siis nüüd samamoodi jõuavad esimesed 3. See on üks asi, mida päris mitu korda on küsitud. Nii, ma muudan ära, et hakkasin eraisikuna. Ja tegelikult siis olemegi valmis, et ongi siin kõik dokumendid esitatud ja saangi lihtsalt ära esitada direktosse.
nii, edastatud. Ja enne kui ma annan Terjele tagasi, siis ma näitan ka, kuidas sõidupäevikut pidada. Läksin nüüd nii kiiresti. Nüüd tulen uuesti siia esilehele, võtan uuesti jälle see aruanded vaade, jälle uus aruanne ja siin on sõidupäevik olemas ka. Ja siis kõigepealt lisame talle nime, mis aprill. Samamoodi nüüd on see kaust olemas ja nüüd ma saan siia neid sõite sisse lisada. Okay, lisakilomeetrid. Ütleme, et näiteks 6. oli esimene sõit. Ja käisime näiteks Tallinn, Rakvere, Tallinn. Nüüd ta küsib veel ka, et palun lisa selle sõiduki registreerimistunnus. Ma saan selle siia lisada. Siit ma olen tühja, siin tegelikult näitan teile ka seda. Tegelikult lihtsalt tühi see autobass. Nii. Niimoodi. Ja nüüd ta küsib, et okei, mis need kilomeetrid olid? Nii. 202. Ütleme isegi, et teeme 200 Rakvere tagasi. No, natuke vähe veel isegi, ma arvan, teeme niimoodi siis. Niimoodi peaks küll sobima. Siis näitab ülevaatlikku ja esitam. Ja nüüd ongi meil see esimene sõit siin olemas ja ilusti hästi tublid oli, me lisasime kohe selle registreerimisauto, selle tehnilise passi ka siia. Et kui me ei oleks seda teinud, siis enne esitamist ta küsib korra veel, et kuule, oled sa kindel ikka, et sa ilma passita tahad nagu lisada seda, et palun lisa see tehniline pass ka. Aga ma lisan ühe sõidu veel lihtsalt, et oleks näha, kuidas nad tulevad Directosse. Ja ma lihtsalt kohtun kliendiga, oletame, et see oli Tallinnas. Nii. Ja esita. Nii, ja samamoodi, kui kõik sõidud on lisatud, siis ma saan selle ära esitada Directosse. Esitatud. Ja nüüd on päriselt esitatud. Ja veel üks asi enne, et nüüd, kui me läheme aruandesse, siis ta on nagu tühi, et kus nad siis on, nad lähevad siia nagu arhiivi. Et kui nad on nagu valmis, ära esitatud, siis nad hüppavad arhiivi. Nii, Terje, annan sinule. Nii, nüüd vaatame, kas direktor õnnestus need dokumendid kätte saada. Vaatame jälle siia, ma teen väikse värskenduse. Vaatame siia dokumenti transpordi alla. Jah, kõik on olemas. On siin olemas siis koosolek ja on olemas ka siis sõidupäevik. Enne kui ma korra siia dokumendisse nüüd sisse lähen, näitan siis korra ära need kulutuste tüüpide seadistamise, et need leiate üles süsteemi seadistustest, on kulutuste tüübid. Ja siin on siis kõik need kenasti reas, ma võtan siit näiteks selle bussi lahti, siis siin on siis võimalik määrata see kulukonto või vajadusel ka objekt või projekt ja käibemaksukood. Ja üks oluline asi on ka see, et nad peavad siis olema, need nimetused või need koodid peavad olema sünkroonis siis Costpocketiga. Nii, aga vaatame siia dokumentide transpordi alla. Natukene võtab aega see, et nad genereeruksid siit automaatselt, seega ma võtan siit praegu selle ette ja loon kulutuse. Ja nüüd ongi siis näha praegu see Soome koosolek. Nagu näha, on siin ka siis kaasa tulnud need kulutuse tüübid ja tänu sellele on siia ka asetunud siis vajalikud kontod ja kõik muu vajalik informatsioon, mis siis Joonas täitis. Ja siin kõrval on siis näha Costpocketi poolt genereeritud lähetusaruande dokument ja kui ma siia allapoole lähen, on siin olemas kütuse tšekk ja samamoodi on siin olemas siis ka siis see teepilet või bussipilet. Ja nagu ma lubasin, siis on mõlemad lehed ilusti olemas seal peal. Ja mis siis edasi? Siin on näha ka, eks ole, ilusti, et siin on olemas kenasti kulutaja, et kulutaja on Joonas. Ja et see koosolek toimus siis 1. mail
oli siis 1. mail kuni 3. maini. Ja mis siit edasi saab Directos, need, kes on Directo kasutajad, need teavad, eks ole, et siit edasi tuleks raha välja maksta. Üks võimalus on siis see, et kas siit väljamaksu nupu kaudu kohe siit dokumendi pealt või siis on võimalik ka seda teha kulutaja aruandest või siis väljamaksete registrist. Ühe asja mainin veel siia juurde, et kui on soov neid kulutuse tüüpe kasutada ka ostuarvete puhul, siis on olemas selline seadistus, mis te võite üle vaadata, et kas see on sisse lülitatud. See on siis ostuarve kasutab kulutuse tüüpe. Korra näitan seda ka. Ja see tuleks panna siis nupukesele jah. Et siis tekib see kulutuse tüüpide väli ka sinna ostuarvele. Nii, vaatame korra seda teist dokumenti ka. Jällegi mina vajutan siit korra selle loo kulutus. Ja ka siin jällegi kõik vajalik informatsioon on olemas, asetusid kenasti ka need kulutuse tüübid, kontod ja samamoodi on siis näha siin nüüd see sõidupäeviku kostpaketi poolne osa, pluss siis autotehniline pass. Ja siit jälle samamoodi siis toimub juba selle kuludokumendi kinnitamine. Muidugi me edasi räägime siit juba ka sellest menetluse poolest, et kui need dokumendid siia jõuavad, siis nad, eks ole, võivadki minna siin Directo poole peal ka menetlusse, aga sellest natukene hiljem. Ja ma annan siinkohal tagasi sõna sinule. Nii, ja Terje ütleb menetlusring, mina ütlen kinnitusring. Ma tundub, menetlusring vist tundub õigem olevat. Igal juhul ma nüüd siis vahetasin ettevõtet, enne me tegime siin Directo all, nüüd ma hüppasingi siia ettevõttesse, mis mul ongi Costpocket kinnitusring, kus ma seda testin pidevalt. Ja nii, ja kui me nüüd soovime sellele ettevõttele üles seada kinnitusringi, menetlusringi, siis me lähme seaded, täpsemad seaded ja siin üleval on siis see kinnitusring. Nii, siis kõigepealt on näha, et praegu ta on mul välja lülitatud. Nii, siis paneme, et lisa uus kinnitusring ja nüüd me peame lisama kinnitaja. Lisamegi siis Terje siia. Ma tegin lihtsalt tegelikult suvalise e-maili, panin talle nime, lihtsalt, et näidata, kuidas see nagu töötab. Nii. Ja tegelikult pärast salvesta vajutamist, ja ma pean teda sisse lülitama, siis nüüd tegelikult on hästi-hästi lihtne kinnitusring olemas, et kõik dokumendid, mis siia ettevõttel tulevad, lähevad Terjele kinnitamisele. Tema peab kõik ära kinnitama. Mis siin veel teha saab? Saab alguses, kui me teeme selle, siis automaatselt on sisse lülitatud see, et iga päev tuleb teavitus kinnitajale. Et kui mõni dokument on ära kinnitatud, tuleb teavitus, kui ta see sama päev seda ei kinnita, järgmine päev tuleb uuesti meeldetuletus. Ta saab nagu teavitusi. Siis on maksimaalne summa, mis kinnitatakse automaatselt. Et näiteks, kui me siia kirjutame 50 €, siis ta töötab niimoodi, et kõik dokumendid, mis on alla 50 €, süsteem kinnitab automaatselt ära ja saadab raamatupidamise tarkvarasse edasi. Ja kõik, mis on üle 50, siis nemad lähevad nagu kinnitamisele. Need tuleb ära kinnitada. Nii. Siis delegeerimine. Siis on võimalik sisse lülitada delegeerimine, mis tähendab seda, et näiteks tuleb mingi dokument sisse ja ma vaatan, et mina tõesti ei tea, millega nagu tegu on. See inimene ei ole minu osakonnast, ta on kuskil teises osakonnas, ma isegi väga ei tea, kes ta on ja ma ei julge seda kinnitada. Et siis mina saan ta saata edasi kellegile teisele. Keegi teine, kes selle ülevaataks ära kinnitaks, näiteks enda ülemusele või ma tean, kes tema otsene ülemus on, näiteks temale. Mis siin veel teha saab? Siin saab teha erinevaid kinnitusringe. Näiteks siin ongi esimene kinnitusring meil on ju. Nüüd ma panen lisakinnitusring, paneme, et teeme ühe veel. Nüüd meil on 2 erinevat ringi, on ju, et siin on üks ring ja teine ring. Näiteks me saame teha sellist asja, et kasutajad, kelle kulud peab kinnitama. Näiteks lisame siia, et me saame nagu teha nagu osakonna kaupa, et näiteks me lisame siia kõik müügiinimesed ja nende dokumendid peab Terje ära kinnitama. Ja siia lisame kõik arenduses olevad inimesed, programmeerijad.
ja nende dokumendid peab Joonas ära kinnitama. Me saame teha nagu mitu erinevat seda nagu kinnitusringi või töövoogu ettevõttele. Nii, kustutame ta praegu ära. Mis me veel saame teha, on see, et me saame lisada järjestikuseid kinnitajaid, et näiteks, et ongi, et lisame see juurde ühe. Ehk praegu see töötaks siis niimoodi, et dokumente esitatakse, kõigepealt ta läheb Terjele kinnitamisele. Mina isegi ei näe teda. Kui Terje on ta ära kinnitanud, siis ta tuleb minule alles kinnitamisele, et on nagu järjestikune kinnitamine. Nii võtan ta uuesti korraks ära. Ja nüüd me võime ka teha sellist, et me lisame paralleelsed kinnitajad. Nii, et praegu, kuidas see töötaks, on niimoodi, et dokument tuleb sisse, mõlemad tuleb teavitus, palun kinnitage ja me mõlemad peame selle ära kinnitama. Saab ka veel teha niimoodi, et vajalike kinnitajate arv, et kui ma siia lisan näiteks ühe, siis mis see tähendab, on see, et dokument tuleb sisse, me mõlemad saame teavituse, et dokument vajab kinnitamist, aga üks meist peab selle kinnitama. Mõlemad ei pea kinnitama. See on ka võimalik. Nii, saan taas algsätted. Nüüd näitamiseks ma teen ta uuesti lihtsalt selliseks, et ainult üks see kinnitaja on. Nii, ja et olemegi siis nagu ta üles seadnud, kinnitusring on aktiivne ja on ainult üks kinnitaja. Nii, nüüd ma lähen siia eesvaatesse ja lisan ühe dokumendi. Võtame näiteks siit sellise, mingi suvaline tšekk põhimõtteliselt. Nii, ma lähen siit suhteliselt kiiresti edasi. Paneme selle esinduskulu alla. Nii, ja aruandesse ei lisa. Nüüd jälle me peame siia natuke numbreid tähti juurde lisama, et ta ei läheks topeltdokumendina ja esitatud. Nii, nüüd see inimene, kes esitas, temal jääb see dokument sellisesse staatuses, ta on nagu hall ja ta näeb, et okei, see on kinnitamisel, et seal keegi peab sellega tegelema. Nii, nüüd ma olen teinud eraldi brauseris, lahti teise akna. See nüüd on siis see uus kasutaja, mille me siin lõime, on ju. Ja tema näeb siis sellisel vaatel, temal tuleb sinna üles alati, et mingi dokument, mis ta peab ära kinnitama. Ja ma tahtsin veel näidata teile ka, kuidas ta e-mailile tuleb. Nii, sellepärast ma tegingi selle e-maili. Ja lisaks on ju, me jätsime sisse selle, et lisa teavitus e-mailile, ehk siis ta näitab, et kes on ju, mina esitasin kulu, mis päeval, kokku ja mis summas. Ja et ole palun nii lahke ja kinnita see kulu ära. Nii, ja nüüd, kui me läheme uuesti siia tagasi, siis on ju, nüüd mina peaks seda kinnitama, teengi ta lihtsalt lahti, näen kogu seda informatsiooni ja nüüd mul ongi erinevad võimalused. On ju. Enne korraks rääkisime sellest delegeerimisest. Saangi panna lisakinnitaja ja ma saan siia lisada, on ju, et saadame ta kellegi teisele hoopis kinnitamiseks. Et jah, siis ma saan ta tagasi lükata, on ju, lõpsti, siis ma kirjutasin kommentaari, mis põhjusel on ju, ma ta tagasi lükkasin. Kui ma ta tagasi lükkasin, siis esitaja näeb, et see lükati tagasi ja tal on võimalik sealt uuesti, näiteks kui sa lükkad tagasi selle põhjusega, et ma ei saa aru, mis asi see on, siis esitajal on võimalik selgitada, mis see on ja uuesti esitada see sama dokument. Või on ju siis kõige lihtsam, ma lihtsalt kinnitan selle dokumendi ära. Kui mina olen see dokumendi ära kinnitanud, siis mina ei ole see dokumendi esitaja, lihtsalt kinnitasin ta, siis ta samamoodi läheb arhiivi. Et siis mina iga hetk näen neid kõiki dokumente, mis mina kinnitasin siin arhiivis. Ja lähme siia. Nüüd, kuidas siis näeb seda see inimene, kes selle esitas, temal tuleb see lihtsalt, see on tema dokument, on, et tema näeb seda siin ees ja tema näeb, et see on kinnitatud ja raamatupidamisest tarkvarasse edasi saadetud. Nii. Niimoodi ta suures plaanis töötab. Ma võib-olla näitan ühte väikest seadet veel, mis kinnitusringiga on võimalik teha. On võimalik teha selline asi, suureks, kinnitatava dokumendi tüüpi. Tüübi järgi on ka võimalik luua neid kinnitusringe. Ehk näiteks on võimalik teha niimoodi, et üks kinnitusring on ainult aruannetele
ja teine kinnitusring näiteks on ainult üksikutele dokumentidele. Ja seal on siis erinevad inimesed, kes need kinnitavad. Või on ju veel isegi täitsa niimoodi, et ainult kuluaruanded lähevad kinnitamisele. Siis on ka võimalik niimoodi, et kui me jätamegi näiteks ainult aruanded kuluvad kinnitamisele, siis süsteem on, et okei, aga mis ma nende dokumentidega siis teen? Siis sealt tulebki see vaikimise toiming. Et kui süsteemil ei ole ühtegi flow'd või nagu seda rada, kuhu seda dokumenti panna, see tuleb alati siia vaikimise toimingusse, et siis on, et okei, kas kinnita või lükka tagasi on ju. Et kui näiteks teil on tehtud niimoodi, et kõik aruanded lähevad kinnitamisele terjele, aga te üksikute dokumentidele ei pane mitte mingi kinnitusringi, siis nad tulevad, süsteem tuleb siia, lükka tagasi, eks kõik, kes üksiku dokumendi esitavad, need lihtsalt lükatakse tagasi. Nii, Terje, annan sulle üle. Just, nii nagu alguses lubasin või tegelikult ka Joonase lahkel loal, räägin natukene veel võimalustest Directos, mis võiksid teha teie tööd efektiivsemaks ja mida võib-olla siis need, kes täna Directot kasutavad, ei ole veel kasutusele võtnud. Võib-olla ma alustan ka, kuna Joonas just lõpetas kinnitusringiga, siis räägin põgusalt ka kinnitusringist Directos, et kinnitusringi on võimalik teha ka Directos ja samamoodi, kui on kuludokumentidele või ostuarvetele määratud kinnitajad, siis on võimalik seadistada nii, et tuleb siis iga üksiku dokumendi kohta näiteks teavitus e-mailile koos lingiga või siis kord päevas või 2 korda päevas. Ja teine koht, kus siis on võimalik seda menetlust teha, nii-öelda seda kinnitusringi, on siis selline aruanne nagu menetlus. Ma võtan siia sellise tegelase nagu Karl. Ja see on nüüd see aruanne, et kui inimene on arvuti taga, siis iga hommiku võib talle tegelikult esimese asjana see aruanne ette hüpata, et mõistlik on, et kohe hommikul näiteks oma kuludokumendid ära kinnitada. Ja mis siis eristab praegu Directo kinnitusringi Costpocketi kinnitusringist, et meil on siis natuke lihtsalt rohkem võimalusi. Et Directos on siis võimalik nagu ikka kinnitada ostuarveid ja samamoodi siis ka kulutusi, aga lisaks sellele on võimalik näiteks kinnitada ka ostutellimusi ja on võimalik siis veel näiteks palgatasusid enne lasta tegevjuhil näiteks üle vaadata, kui nad maksmisele lähevad. Ja tegelikult see loogika või ülesehitus on selles mõttes sarnane, et on võimalik siis teha erinevaid kinnitusringe, paralleelseid, järjestikuseid, on võimalik teha siis niimoodi erinevate tasemetega, et kõigepealt näiteks kinnitavad projektijuhid, siis osakonnajuhid, siis tegevjuhtkond. Siinsamas vaates on siis näha ka, kes on sellised aeglased kinnitajad, need lähevad juba punaseks, kes on tagasi lükanud, on siin maha kriipsutatud. Loomulikult on siis näha siin ka seesama PDF, mida siis on võimalik siin ka kenasti scrollida ja on siis võimalik ka nüüd inimesel, kes siis hakkab kinnitama, on võimalik siis ka määrata ära siia dokumendile näiteks teadaolevad objektid, projektid, et vabalt võib siin olla jagatav summa ja siis kõik projektijuhid nii-öelda jagavad selle summa siis oma projektide, objektide vahel laiali. Kui nüüd arved on menetletud, siis tõenäoliselt kuuluvad need tasumisele, eks ole. Ma usun, et kõik Directo kasutajad tegelikult juba on kasutusele võtnud gateway teenused, aga mainin selle siiski siin ära, et täna meil on siis gateway'd Swedbankiga, Coopiga, LHV-ga ja SEB-ga. Just. Et kes veel ei ole seda teinud, tasub seda kindlasti teha, sellepärast, et see on ülimugav võimalus, et ei pea enam ISO XML failidega möllama.
ja need väljavõtted siis jõuavad kenasti Directosse, siia panga väljavõtete alla. Ja siin on siis juba võimalik kenasti need erinevad tüübid, tasumised, laekumised grupeerida ja mugavalt koostada siis vastavalt kas laekumine või tasumine. Loomulikult on siin olemas ka automaatika, et kui tarkvara suudab ise tuvastada vajalike parameetrite järgi õige arve, siis on võimalik ka see, et siis see tasumine või tähendab see laekumine näiteks kohe kinnitub. Ja samamoodi on mõttekas ära seadistada ka erinevad reeglid, et kui on näiteks pangateenustasud, ma ei tea, laenumaksed, mis eeldavad finantskannet, siis ka need reeglid on võimalik kenasti paika panna, et see kanne siis genereerub automaatselt. Ja Gateway puhul on siis oluline ka see, et tekib teile mugav võimalus näiteks kas või ostuarve pealt kiiresti saata siis maksekorralduspanka. Ehk siis genereerite ostuarvele tasumise ja tasumise peal on nupuke siis maksekorralduspanka ja keegi siis peab pangas veel selle kinnitama. Et see on ka näiteks jälle koht, kus te võite selle ülesande raamatupidajana anda ka kellelegi teisele, kas või tegevjuhile ja anda talle veel selline võimalus tutvustada ta sellist aruannet näiteks nagu tasumisennustus, kus on võimalik siis tõesti väga erinevate parameetrite alusel tasumisele kuuluvaid arveid filtreerida. Ma vajutan praegu lihtsalt aruanne, tuleb mul siin terve posu. Ja muidugi see nimekiri on siis väiksem, kui ma siin erinevaid filtreid kasutan, aga kui ma siit samast praegu valiksin ka, et tasun näiteks need arved, teen tasumise ja jällegi tasumise pealt siis saan vajutada nupukest maksekorralduspanka. Tasumata arvetega seoses tuleb ettevõttes tihtipeale tegeleda raamatupidajal ka võlahaldusega. Ja ka see on ülesanne muidugi jälle, mida võib tegelikult anda ettevõttes kellelegi teisele. Ja selleks on võimalik Directos kasutada mugavat võimalust nagu laekumata, korra hüppan teise kohta, laekumata arvete aruanne. Ja siin on mul siis esimene vaade, et mis arved on mul laekumata. Ma saan jällegi igatepidi siin filtreerida, näiteks panen ainult üle tähtaja laekumata arved, grupeerin nad klientide lõikes. Ja tegelikult on mul nüüd võimalus siit ühe nupuvajutusega saata teile siis meiliga meeldetuletused. Kui te seda proovite seadistada, esiteks on väga korralik wiki selle kohta olemas. Kui ma loodan, et kõik teavad, aga kes ei tea, siis wikisse jõuab väga lihtsalt vajutades klahvi F1 ja tegelikult olete juba õiges kohas. Siin samas näiteks ongi näha punkt, kus on meeldetuletuste saatmine laekumata arvete aruandest ja saate siit vaadata. Kui teie kliendibaasis näiteks puuduvad need väljatrükid, siin on mul ingliskeelne, eestikeelne väljatrükk, siis pöörduge meie poole, saame aidata. Ma korra vajutan siia nupule ka trüki, et näidata korra lihtsalt seda minul siin olevat sellist dokumendi malli, et siin on siis kenasti näha näiteks kliendile läinud meeldetuletus, kus on ilusti arved kõik reas. Siia juurde ma tahtsin öelda veel seda, et selleks, et te neid massiga välja saaksite saata, siit tasub ära seadistada ka oma meiliserver. Jällegi, ma lihtsalt ütlen selle lause välja. Kui see jääb segaseks, pöörduge meie poole, saame aidata ja samamoodi selle kohta on juhend. Üks väike üllatus ka siia juurde, mitte üllatus, aga tegelikult oleme veel elu mugavamaks tegemas, ehk siis oleme
juurde toomas siia sellist automaatikat, et teil on ise võimalik ära seadistada automaatsed reeglid, mille alusel programm ise saadab need meeldetuletused klientidele välja siis reeglite alusel. See arendus on praegu juba testimisfaasis, nii et varsti tuleb, et kindlasti siis meie uudiskirjast ka selle kohta juba lähemalt. Üks asi veel siia, kui võlahaldusega tegeleda, võib-olla mõnel on märkamata jäänud, et kui näiteks kas või müügimees, tal on antud kätte müügiraskonto, et vaatama kliendid üle ja tegele võlglastega, siis müügimees hakkab neid üle helistama, siis müügiraskontos on tegelikult ka selline hea võimalus, et kui sa muuda linnuka siin peale panna, siis tekib siia iga kliendi nii-öelda võlgnevuste taha selline riba, kus on võimalik siis kirjutada, et mida ta teile telefonis ütles. Näiteks varsti maksan. Kohe raha tuleb, on ju. Just. Seesama tekst siis salvestub sinna kliendikaardile tegelikult ja kui näiteks mõni teine müügimees võtab selle ette, siis ta samamoodi kenasti müügiraskontost näeb neid, mida on viimati räägitud või mida viimati klient lubas. Ja jällegi elu palju lihtsam, ei pea kasutama mingisuguseid postiteid ja ma ei tea, mingeid eri kohti, kuhu endale märkmeid teha. Millest ma veel lubasin rääkida, oli ka selline seadistus nagu kohustuslikud väljad. Miks ma sellest rääkida tahtsin, oli see, et see on hästi hea võimalus seadistada tõesti need kohustuslikud ja soovituslikud väljad Directo erinevatel dokumentidel ja kaartidel, sest et kui tahta Directost kätte saada kvaliteetset aruandlust, siis on oluline, et meil on ka piisavalt andmeid õigesse kohta sisestatud. Aga inimesed tihtipeale kipuvad unustama või kiiruga unustatakse midagi ära. Ja see on tõesti selline hea võimalus seda natukene hallata. Eriti siis ka, et kui on klient lastud ka siia tarkvarasse. See on selline seadistus, siin süsteemi seadistustes jälle kohustuslikud väljad ja siin on võimalik siis valida vastav moodul või dokument, kus on siis võimalik need reeglid paika panna. Minul hetkel on siin ees näiteks klient ja mina olen kohustuslikuks märkinud siin ära keele märkimise kliendikaardile, et kui luuakse uus klient baasi. See on sellepärast näiteks hea, et kui meil on erinevad kliendid, kellel on vaja näiteks ingliskeelseid dokumente saata, võib-olla mõnedele saksakeelseid, et see keeletunnus peab peal olema ja selle keeletunnuse abil oskab tarkvara siis ka õige väljatrüki kohe nii-öelda taha võtta. Ja siin on mul märgitud see kohustuslik linnuke, et ma ei saa isegi mitte seda kliendikaartis salvestada, kui mulle sinna seda keeletunnust pole pandud. Ja ma toon näite ka veel arve puhul näiteks, et mina olen märkinud siin ära, et kohustuslik on kindlasti klienditellimuse number panna ja siis objekti kohta päises olen pannud, et see on soovituslik. Et soovituslik väli ei keela salvestamist ega kinnitamist, aga kohustuslik väli jah, siis isegi ma ei saa mitte salvestada seda enne, kui ma ei ole sinna midagi pannud. Ja ma näitan seda korraga selles vaates, et kui ma nüüd näiteks hakkaksin tegema siit arvet, võtan lisauus, siis näete, siin läkski mul kohe kliendi tellimuse numbri väli läks mul punaseks, objekti väli kollaseks ja enne ma siit tegelikult jah, nüüd mööda ei saa, kui ma olen vähemalt siia punasele väljale midagi märkinud. Et on ju nii, et need on ilusad värvid ja kohe jäävad silma. Mina olen rahul. Nii, aga viimane asi, millest ma siis rääkida tahtsin, või tähendab tegelikult see on selline väga põgus pilguheit, sest see on selline suurem teema, on see, et Directos tegelikult on kogu aeg olnud ja
ja nüüd tänase seisuga võib-olla jah, toon selle jälle esile, sest see on selline tegelikult tasuta võimalus Directus. See on dokumendihaldus. Ja mida see dokumendihaldus Directo mõistes tähendab, on see, et kui see aktiveerida, siis tekib teile siia üles juurde selline sakk või tääb nagu kaustad. Ja siin on näha, et teil on siis võimalik teha selline kaustapuu. Minul on siin näiteks aktid, igasugused koosoleku protokollid ja nii edasi, ehk siis ma võin siia struktuurselt salvestada siis oma erinevaid dokumente, mis vajavad säilitamist. See on tõesti väga lai teema ja kui näiteks teie kliendil on ka võib-olla mingi eraldi keskkond hoopis selle jaoks ja nii edasi, siis tasub sellest pikemalt rääkida ja ärge kartke ka seda, et kui need failid on suured, näiteks siis on alati võimalik ka täna suhteliselt soodsate hindadega ka andmemahtu juurde osta. Mina olen oma teemadega vist ringi peale saanud. Et see dokumendi moodul on nüüd täitsa tasuta, saanud, vanasti ta ei olnud tasuta Directos. Ja sellega käis alati kaasas selline päris krõbeda hinnaga andmemahu ostmine. Ja nüüd andmemahud on hästi veel odavam. Just. Nii et see on äge. Nii, kas korraks veel mulle? Nii. Mina nüüd viimase asjana, ma näitan veel, kuidas meie pilvekeskkond töötab. Pilvekeskkond ehk nagu raamatupidaja, töölaud, raamatupidaja keskkond meie juures. Enne kui ma sinna lähen, ma üks hästi väike vidin, kui keegi meie siia kodulehel tuleb, siis näete, siin on üks must nupp. Me olles saanud ka inspiratsiooni sellest chat GPT-st, me tegime ka nagu sarnase asja siia, et me tegelikult kasutame chat GDP mootorit siin, et ta on meie kõik kodulehe läbi lugenud ja ta on võimeline teile vastama, et võite proovida, küsige talt midagi, ta paneb paljud asjadega väga puusse, aga vahepeal on lootus saada ka mingit täitsa nagu asjalikku vastust. Niisugune tore mänguasi lihtsalt. Nii, nüüd ma siis läksin meie kodulehele ja nüüd ma soovin siis saada sinna pilvekeskkonda ehk siis nagu raamatupidaja keskkonda. Selleks ma lähengi siit üle, et logi sisse nuppu vajutan. Ta logib mul kohe sisse. Siia keskkonna tegelikult väga tihti ei ole vaja tulla, pigem vist käiakse siin, kui on midagi kadunud puruks või pahasti või tuleb üle vaadata, et siis on hea koht, kuhu tulla. Kui ma nüüd siia sisse login, siis esimese asjana ma näen sellist kokkuvõtlikku vaadet. Ehk ta näitabki minu kõiki ettevõtteid ja mis mul nendes ettevõtetes toimub, on ju. Et kui see on tühi, siis siin ei ole mitte midagi toimunud. Siin on näiteks 4 mustandit, 10 dokumenti on edastatud. Samamoodi näeme ka liidestusi raamatupidajate tarkvaradega. Me saame ka valida kuupäevasi, mis ajavahemikku me soovime siin täpselt vaadata. Ja lisaks on siin filtrid. Kui ma näiteks soovin näha ainult ettevõtteid, millel on edastatud dokumentides, ma teen selle aktiivseks. Või näiteks ma tahan näha ainult ettevõtted, kus on digiteerimisel dokumente, kuhu ma aiman, et varsti tulevad uued dokumendid. Või näiteks ettevõtted, kus on topeltdokumente või siis need murelapsed on ju, et näiteks esitamine ebaõnnestus ongi, et ma tahangi näha ettevõtted, kus esitamine ebaõnnestus, ma tean, ma pean sellega nagu tegelema, vaatama, et mis on liidesega juhtus. Nii. Ma näitan teile natuke topeltdokumente. Ma panin nüüd aja pikemaks, vajutan topeltdokumendid ja siin on mul üks ettevõte, kus on üks topeltdokument. Ja selleks, et temaga tegeleda, kui ma teen selle klõpsu, siis ta läheb kohe mul sinna vaatesse. Nägi klõpsti. Nüüd ta läks selle ettevõtte sisse ja ta näitab mul seda dokumenti, mis mul siin topelt on. Ja kui ma teen ühe klõpsu veel, siis mul on siit ülevalt paremalt võimalik näha see duplikaati. Ehk siin ongi niimoodi, et siin on üksikult esitatud see Olerexi dokument ja seesama Olerexi dokument on ka siin ühes aruandes. Ehk süsteem on ta kinni püüdnud, sest keegi on üritanud nagu topelt teda esitada. Mida juhtub ka, on, et süsteem valetab või ta ei saanud hakkama. Ehk et ta võttis mingi dokumendi, mis tegelikult ei ole teil topelt, aga ta pani topelt alla. Siis on ka võimalik siin nagu talle anda nagu informatsiooni, et kuule, et see tegelikult ei ole duplikaat, et lase palun see dokument ka läbi. Lisaks on ka veel niimoodi, et kui te üldse ei soovi, et ta püüaks neid kinni,
siis ma lähen seaded, täpsemad seaded ja siis siin on selline seade nagu topeltarvete tuvastamine, et kui ma tema siit välja võtan, siis ta ei püüa neid topelt enam kinni. Et kui teil on mõned välismarved asjad, siis ma tean, et on ettevõtted, kus ta on nagu järjest valesti neid kinni püüdnud ja siis raamatupidamine on päris kuri. Et siis võib seal lihtsalt kinni panna. Nii, läheme uuesti siis siia kokkuvõtlikusse vaatesse edasi. Ja nüüd vaatame veel seda ettevõtet, millega me täna mängisime. Ma üleval on otsingu võimalus ka. Teen klõpsu, siis ta lähebki mul siia ettevõttesse sisse. Kui ma nüüd üle nende dokumente hoverin, siis ta näitab mulle paremal seda dokumentiga. Ma soovin teda täpsemalt näha, teen klõpsu, siis ta teeb lahti ja ma näen kogu informatsiooni ja mul on vaba voli siin kõike seda ka muuta. Saan ta uuesti tarkvarasse esitada, saan ta aruandesse lisada. Praegu mul lahtisid aruandeid ei ole, siis ta ütleb, et okei, et lisa uude. Arverea saan lisada või siis saan lihtsalt teda kustutada. Samamoodi nagu siin on üksikud dokumendid, on siin ka aruanded, pean siia, siis siin on näha kõik aruanded, mis seal ettevõttes on. Võtame näiteks äkki see lähetusaruanne natuke huvitavam. Teeme lahti, töötab ka suhteliselt suures plaanis samamoodi, et see on see lähetuse päis ja siis need dokumendid on mis me oleme siia esitanud. Saan selle aruande dearhiveerida, ehk teda uuesti saata, alla laadida, muuta või kustutada. Või kui soovin mõne üksiku dokumendiga siin mingit operatsiooni korraldada, teen lihtsalt dokumendi aktiivseks, siis alla tekib võimalus erinevaid asju teha. Näiteks saan ka mõnda teise aruandesse lisada, eemaldada aruandest, saan hüvitust muuta. Näiteks kui mul on suur aruanne, ma tahan kõikidele dokumendile panna, et need kuuluvad hüvitamisele, et maksame selle töötajale välja selle, siis ma saan seda siit teha. Käibemaksu eemaldada, alla laadida või kustutada. Veel paar sellist ägedat asja. Üks on see valuuta konverteerimine. Võtame siit ühe dokumendi. Siin on siis tegemist Poola dokumendiga, aga vaadake siin see summa on eurodes. Ehk me sellel ettevõttel olen sisse lülitanud automaatse valuuta konverteerimise, siis ta näitabki, et on teinud seda minu arust dokumendiga samal kuupäeval, 7. oktoobril, on võtnud selle kursi ja konverteerinud ta eurodeks. Kuidas seda sisse välja lülitada? Samamoodi, hüppame korraks seadetesse. Läksin täpsemad seaded, siis on automaatne valuuta konverteerimine ja siis mul on võimalik ta sisse välja lülitada ja ma saan ka valida, mis hetkel ta võtab selle kursi. Et tehinguga samal päeval, päev enne tehingut, minu teada see päev enne tehingut peaks olema Poolas peaks olema niimoodi, või siis on ju lähetuse korral, et ta võtaks lähetusele järgneva tööpäeva kursiga. Et see on ka siin võimalik. Nii, ja võib-olla veel siit huvitavaid asju on see, et siia ma alguses rääkisin, et näiteks kui keegi on kogunud sahtlisse dokumente ja nüüd tahaks nagu suures hulgal neid esitada, siis on võimalik niimoodi, et siin all paremal on lisadokument. Teen lahti, siis see on selline nagu drag and drop. Teen ta lahti, võtan siin 2, ma võtan meelega niimoodi, et on JPG ja PDF, et faili tüüp võib ka erineda. Java. Siis ta laeb need siia üles, ma praegu saan veel muideks juurde lisada ja siia võib päris palju neid panna. Ja kui nad on üles laetud, siis ma saan valida, kas ma salvestan mustandina, mis tähendab seda, et nad jäävad lihtsalt mustandina seisma siia, et ma pean veel nendega tegelema. Saan kontrolli andmeid, mis tähendab seda, et ma käin kõik need dokumendid ise läbi, vaatan andmed üle, kinnitan andmed või saan ka esitada, ehk siis, et need lähevad kohe direktosse edasi. Ma praegu salvestan mustandina, ei hakka neid saatma sisse. Ja täpselt sama asju saab teha ka aruannetel. Nüüd ma läksin aruanded, ka siis siin arvutikeskkonnas on võimalik luua aruandeid, kuluaruanne, lähetusaruanne, sõidupäevik. Need on võimalik siin luua ja kui me läheme mõnda aruandesse sisse, näiteks lähetusaruanne, siis mul on ka siia aruande sisse võimalik drag and droppida dokumente. Nii. Nüüd ma lõpetasin. Ja nüüd me siis annamegi sõna Kairele. Tema on nii õnnelik Cospocketi kui ka direktorkasutaja ja üldse suur digiteerija.
ja tema siis räägib oma kogemusest. jah, meie siis. Et palavad tervitused kõikide raamatupidajatele, kes on meid täna kuulama tulnud ja väga vahva oli ka oma kolleegidelt vahepeal saada sõnumeid ja infot, et ka nemad on veel mõningaid uusi nippe tänasest seminarist saanud. Et mina olen siis Kaire Tammer, raamatupidamisbüroo Finants ja Marketing asutaja, tegevjuht. Ühtlasi olen siis ka väikest viisi digitaliseerimise entusiast ja üritan innustada Eesti tootmisettevõtteid ka digitaliseerima. Kuidas siis minu ettevõtte alguse sai, oli sellest, et olen töötanud suurettevõtetes, aga oli igatsus mõnusama töökeskkonna järgi ja nagu ikka, siis tuleb see iseendale luua ja esialgu oligi idee, et loon töökoha ainult iseendale. Aga ka pereettevõtted tekkisid, kasvasid ja nad andsid oma raamatupidamise minu õlule ja koos klientide kasvamisega on siis kasvanud minu ettevõte ja olen siis järjest ka kolleege juurde võtnud endale. Ja miks me siis hakkasime üldse digitaliseerima, oli siis see, et meie kliendid on väga kiiresti kogu aeg kasvanud ja ka väga hüppeliselt kasvanud, et suurim klient on siis saanud meie tegevusaja jooksul miljonist kuni 75 miljonini kasvanud ja üks teine suur klient kasvab umbes 30% aastas. Ja arvestades seda, kuidas me esialgu raamatupidamisega tegelesime, et liikusid dokumendid paberi kujul või siis ka saime infot võib-olla korra nädalas, siis kindlasti tipphetkedel me oleks suutnud enam neid kliente selliselt teenindada ja ühe raamatupidaja asemel oleks juba olnud 2 vaja. Ja lisaks ma veel ka arvan, et digitaliseerimine on maailmavaate küsimus. See on jätkusuutlikkuse küsimus nii raamatupidamisbüroodele kui ka muudel ettevõtetel. Ja raamatupidaja saab siin olla hea suunanäitaja, sest et sageli just raamatupidamine on see, millega ettevõtted digitaliseerimise teekonnale liikvele lähevad. Ja kui ettevõtted digitaliseerivad, siis on nad jätkusuutlikud ja ka pikas perspektiivis tagavad meile sissetuleku. Ja kindlasti ma olen ise ka natuke kärsitu loomuga, ehk siis igasugune nokitsemine, võib tunda aega võttev mingi aruande tegemine, ei ole mulle meeltmööda ja siis ma olen otsinud erinevaid variante, kuidas siis töid lihtsustada. Ja lisaks ma olen istunud ka 2 pool lauda, olles ise klient või olles klientide teenindaja ja ma olen näinud neid murekohti, mis on siis olnud kas ta kadunud dokumentidega, kulunud tšekkidega. Tänased võimalused kindlasti on need mured lahendanud. Samamoodi töövoo stabiliseerimine. Et eks raamatupidajatel on ikka teada, et enne deklaratsioone on üsna kiired ajad ja kui need dokumentide voog ei ole järjepidev ka näiteks tšekkidel, siis enne deklaratsioone see tekitab parajalt stressi, mida me tahaks ju kõik vältida. Ja samamoodi siis, kui on palju tööd, ütleme, see ebastabiilne töövoog võib tekkida palju vigu. Ja digitaliseerimisel loomulikult roheline maailmavaade paberivabaks ja kui me suudame tekitada endale vaba aega, vabad reeded näiteks, siis eks me ikkagi kõik hindame oma vaba aega. Ja loomulikult digitaliseerimine on ka see, et oma valdkonna arengutega tuleb kaasas käia. Ja just mõned nädalad tagasi siin tabasin ennast mõttelt, et jube mõnus oleks, kui ka isiklikud arved saaks kõik Ostpocketiga internetipanka saada, sest et me kõik saame väga palju e-maile ja vahel need ka isiklikud arved kipuvad kaduma minema. Ja ka äkki kunagi siis. Milliseid nippe minu raamatupidajad siis kasutavad, et paberivaba raamatupidamine on meil olnud juba aastaid, et mingi hetk siis veel olidki need tšekid. 2019 võtsime kasutusele Ostpocketi, kõigepealt oma ettevõtte peal ja enda tšekkidega kasutasingi ära ja sain sellise mõnusa eduelamuse, et ei olnud vaja iga kuu lõpp hakata otsima neid kadunud tšekke või siis küsida korrusarveid. Samuti kasutame gateway'd kõikvõimalike pankade osas. Gateway'd kasutame isegi täna aastaaruannete klientide puhul, ehk siis oleme ka neile öelnud, et las see pank jookseb sisse, me hoiame silma peal, kui vaatame, et palju dokumente on tulnud, siis me juba nende käest küsime, et ei jääks see korra aastasse dokumentide liikumine. Mis on meil olnud ka veel heaks abiks on direktopalk, eriti ettevõtetel, näiteks müügiorganisatsioonidel, kes maksavad müügiboonuseid, et kui aastaid tagasi oli siis nii, et müügiandmed olid Directos, siis sealt pandi nad Excelisse
ettevõte siis, meie kliendid siis menetlesid seda omavahel, saadeti siis raamatupidajale, kes tegi jälle selle Exceliga midagi ja siis sisestasime siis palgaprogrammi ja läksid väljamaksmisele, siis noh, täna on need mitmed need etapid ära vahele jäänud ja kindlasti see ajakulu on väiksem. Ehk siis jah, direktorpalk, kus info tuleb direktost, väga hea kõik ühest saada. Firma aruanded ehk siis, kui on vaja mingit spetsiifilist infot koguda, me oleme neid kasutanud, näiteks ütleme, sest eriliste aruannete või erilahenduste puhul oleme kasutanud siis faktooringu aruannet, ehk siis kui kunagi meil läks umbes 1,5 tundi igal hommikul ühe kliendi peale faktooringute menetlemine, siis peale sellist erilahenduse tellimist umbes 15 minutit. Ja hea ongi nagu mõeldes seda, et kui on korduvad tegevused, mis on igapäevased, et täna võib-olla on 30 minutit, ei tundu nagu väga suur aeg, aga noh, aasta peale on see umbes 7200 minutit, et oleneb, kui tihti seda teed, et see on tegelikult väga suur juba aeg, ehk siis korduvad tegevusi tasub mõelda automatiseerimise peale. Kvaliteetne andmebaas, et nagu siin juba Terje rääkis, eks ole, et tarnijate kaartide kirjeldamine, näiteks e-arvete puhul, mis on meie jaoks efekti andnud, et oletame näiteks autodega seotud kulud või siis näiteks mingid telefonikulud, et kui on vaja erinevate objektide vahel jagada, et kui see kõik juba ära kirjeldada, siis võiks öelda, et programm teeb juba pool tööd ära. Ja automatiseeritud võlahaldus ka kasutame ja klientide puhul me oleme väga hästi näinud, et noh, kõige rohkem isegi 30% klientide, ütleme meie klientide ja lõppklientide siis maksekäitumine paranes tänu sellele, et see võlahaldus on automatiseeritud järjepidev. Ja klientide tegevused Excelis programmi, noh näiteks jah, ikkagi kui näiteks laod ei ole programmis, eks ole, tehakse saatelehti Excelis, tehakse müügiarved Excelis, viid programmi väga suur ajavõitel ja oma kolleegidele üritan ka ikkagi tihtipeale meelde tuletada, et kui on mõni sellist pikka nokitsemist vajav tegevust, et siis enne uurime siis partnerite, heade koostööpartnerite, direktor Ostpocketi käest, et kas on olemas mõni automatiseeritud lahendus, et ei peaks nokitsema. Ja mis ongi need võidud siis olnud jah, et siis see stabiilne töövoog, mis kindlasti on suurendanud inimeste rahulolu, tööõnnetunnet, elimineerinud kadunud, kulunud tšekid, mis on siis, ta rõõmustab nii mu kolleege kui ka siis kliente. Vähem vigu, et kus ma siin selle 4 silma efekti näen, on siis see, et me saame siis digiteeritud dokumendid ja noh, põhimõtteliselt raamatupidaja juba vaatab üle justkui kellegi töö ja siin kindlasti see vigade kinnipüüdmise efekt tekib. Suurem tööjõudlus ehk siis suudame teenindada kindlasti rohkem kliente ja jääb rohkem aega süveneda siis detailidesse, sisusse ja siis raamatupidajatel ka klientidega suhtlemiseks ja klientide nõuandmiseks. Ja meie jaoks kindlasti üks suur hea positiivne õppetund oli see, et mõned aastad tagasi ma andsin digitaliseerimise teema konkreetse kolleegi töölauale, et jah, millegi uue suure ettevõtmine, ütleme teiste tööde kõrvalt, no ikkagi alati ei tule välja, et kui üks konkreetne inimene tegeleb sellega süvenenult, siis kindlasti on efekt ka. Ja siin siis väike selline näitlikustamine, et noh, eks meilgi neid kliente on, et kellega ei ole nagu lihtsalt läinud, siis näiteks kas või Ostpocketi kasutusele võtnud ja aeg-ajalt on tulnud näiteks veel 3-4 kuud tšekid, et siis tegelikult see raamatupidajat ikkagi üsna frustreerib. Ja siis ühel hommikul oli nii tore saada sõnum oma kolleegi käest, et ta küsis, et ohoo, et kas sa õpetasid ka Tiidu Ostpocketit kasutamata, et ma tundsin temast, tajusin temast tõelist rõõmu. Sest et jah, et siis on nagu lootus, et äkki need suured tšekihunnikud kaovad lõplikult ära. Aga kuidas siis seda uut harjumust oma klientidele maha müüa, et noh, kõige olulisem on see, et tuleb oma kliente tunda. Et milline digikirjaoskus, kindlasti üks esimene olulisemaid küsimusi, ehk siis kui on väga hea digikirjaoskus, ehk siis võib-olla vastuvõtlikkus kõigele uuele, siis piisabki, et jah, et on selline programm olemas lae alla ja mõned kliendid hakkavadki kohe päevapealt kasutama. Aga noh, võib-olla on kliente, kes on võib-olla kartlikumad, vajavad toetust või siis see, et kliendid, kelle elutempo on väga suur, eks ole. Noh, vanamoodi saab küll, et noh, nad vajavad motiveerimist selleks, et ikkagi uusi asju kasutusele võtta. Ja tihtipeale ma olengi siis kliendiga pigem kokku saanud ja näidanud ära ühe korra, et võt nii lihtne ongi. Ja siis hoidnud siis kätt pulsil, et vaadanud, et kas klient ikkagi hakkab kasutama. Et siin veel eelmisel nädalalgi üks klient teadsin, et on lähetuses, küsisin, kas sul lähetuses dokumenti tuleb, ütles, et tuleb, ütlesin, näevad Ostpocketi kaudu saad teha endale lähetusaruande.
ehk siis tuleb sõbralikult survestada ja noh, ma olen ka klientidele öelnud seda, et kui te tahate parimat hinda, parimat teenuse kvaliteeti, siis teie poolt ootame püsivat õigeaegset dokumendivoogu ja üldiselt nad on seda asja nagu hästi vastu võtnud selle. Ehk siis jah, klientidele tuleb olla järjepidev ja meie ise ei ole näiteks Costpocketiga seotud kulusid edasi kirjutanud, kuna siis Costpocketi kasutamine on meile toonud efektiivsust juurde, siis ei ole näinud põhjust, et peaks klientidel selle võrra hinda tõstma. Ja enamik meie kliendid ikkagi ütlevad täna, et nad ei läheks kunagi vanade praktikate juurde tagasi ja noh, sama ütlen ka mina. Ja noh, lõpetuseks võib-olla ütlen seda, et raamatupidajate töö digitaliseerimise tõttu ära ei kao. Usun mina, et sellest on aastaid räägitud, aga töö kaob siis, kui me digitaliseeri ja noh, see ei ole ainult raamatupidamise, vaid see on nagu kõikide valdkondade ülene trend. Ja siin on siis meie väike ja ühtehoidev meeskond. Aitäh! Nüüd on minu 2 slaidi veel, jah. Siis esimese asjana proovige järgi, alustamine on tasuta, liidestuse, kui soovite luua Costpocketi Directo vahele liidestus, siis selleks ei ole vaja mitte midagi muuta, nagu te saate tegelikult ise seda teha, meil on kodulehel õpetused olemas ja soovitan proovida, et kui ei sobi, siis ju praegusele viisile saate alati nagu tagasi minna, et ei maksa karta. Ja siis alguses rääkisime ka kingitusest, et kõik, kes siiamaani vastu pidanud on, et kui te nüüd isegi olemasolevad kliendid, kui te lisate mõne uue kliendi, siis kliendi lisamise näete, siis nagu paremal pool on näha, selline ekraan on teil, siis kirjutage sinna Directo 2023 ja siis te saate terve maikuu tasuta kasutada. Et väga hea järgi proovida mai jooksul. Kõik. Küsimused? Tule meie vahele ja ära karda, ma ei hammusta, ma luban, et ma ei hammusta. Nii. Esimene küsimus vist on siis mulle, kas nemad näevad ka küsimusi? Ei näe? Okei. Ehk kasutaja küsib, et on juba Costpocketi kasutaja ja ta soovib nüüd hakata kasutama ka Directoga, aga teise emaili aadressiga. Meie puhul meie ei keela, on ju, te võite vabalt teha üks ettevõtte ühe emaili aadressiga, teine ettevõtte teise emaili aadressiga, aga lihtsalt see mure selle juhul on see, et kui te soovite need ettevõtted vahel liikuda, siis te peate ühe emailiga välja logima, teisega uuesti sisse logima. Et minu soovitus oleks, et kui teil juba on kasutaja ühe emailiga olemas, siis lihtsalt lisaga uus ettevõte, et lihtsalt registreerige see uus ettevõte selle sama emailiga, sest siis te logite ühe emailiga sisse, näete kõiki oma ettevõtted, nagu minul oli näha, vaata vasakul oli see list ettevõtetest. Ja kuidas uut emaili või uut ettevõtet lisada ongi, kui vajutate ettevõtte peale, siis te näete seda listi, see tuleb teile paremale, nagu ta minul tuli ja seal all või üleval on nupp, et lisa või registreeri uus organisatsioon. Et ma soovitan jah, et kui võimalik, ärge tehke teise emailiga, tehke sama, kes teil on lihtsalt endal mugavam. Sest sellest emailist ei ole vahet, mis liidestus seal taga on, millise raamatupidamisest tarkvaraga. Et seal ei ole mitte mingit erisust. Et võivad täiesti vabalt olla sama email mõlemal ettevõttel. Siis kas Costpocketi kaudu saadetud ostuarvetele saab objekti automaatselt külge seadistada? Jah ja ei. Et kui te emailiga saadate, siis üks variant on see objekti või projekti nimi või number kirjutada sinna pealkirja. Ja siis ta läheb kommentaari lahtrina kaasa. Et ta ei ole nagu täisautomaatne, et kohe Costpocket saab aru ja Directo saab aru, et see nüüd on objekt või projekt, aga vähemalt saab ta nagu saata raamatupidajale, siis raamatupidaja saab ta lisada juurde selle projekti või objekti. Ma loodan, et see vastus oli viisav. Siis küsitakse, et mis asi on Peppol. Ehk Peppol on siis nagu üle-euroopaline e-arvete saatmise nagu tarkvara või nagu süsteem. Ja ma saan aru, et nüüd kõik on, et jah, on olemas, et me saame nüüd üle Euroopa saata, igale poole e-arveid saata, siis ma pean küll kahjuks seda ütlema, et seal, kui ma õigesti mäletan, minust seal oli 250 000 ettevõtet on liidestunud Peppoliga üle Euroopa. Et Euroopas tegelikult on kõvasti rohkem ettevõtted,
et pigem on sellega liidestunud suuremad ettevõtted. Et kui te teete äri suurtemate ettevõteteks, siis võib küll olla, et neil on, et meie kaudu või Directo kaudu on teil võimalik nüüd vastu võtta Peppoli arveid ka ühest hetkest. Ja seda me rääkisime, vist natuke isegi näitasime, et kui te meie juures, ja see mõte ongi, et kui te, eks küsimus on see, et kui meie juures luua need kululiigid, kas need jõuavad ka Directosse? Jah, et see mõte ongi selles, et meie juures te loote need kululiigid ja need kululiigid jõuavad sinna tüübi alla, ja Directos saab seadistada niimoodi, et Directo saab sellest tüübist aru ja selle tüübi alusel ta lisab käibemaksukoodi ja kulukonto. Et kindlasti kasutage seda. Aga jah, mõlemale poole tuleks need nagu ise sisestada nii Costpocketisse kui Directosse. Et kui Costpocketisse kululiik tuleb, siis ta automaatselt Directosse kohe ei teki. Jah, täpselt, et üles seadistamine natuke peate korraks vaeva nägema, aga pärast see maksab teile dividende järgmised kõik 10 aastat. Ma ei tea, siin on küsimus, et menetluse kohta, et kui menetlus on Directos konfigureeritud, siis kas Costpocketi kinnitusringil on mingi lisandväärtus? Ei, ikka tuleks ära otsustada, kumbal pool seda kinnitusringi kasutada, et topelt kasutada ei ole kindlasti mõtet. See on see, et liigne ogarus on ogarus, et kui sul on nagu 2 kohas pead kinnitamas käima, et siis on juba nagu, et pigem ma arvan ka, et vaadake, kumb teile on nagu parem, kumb teile sobib rohkem teie ettevõttele, mis sobib paremini ja siis kasutage seda. See tundub loogiline. Siin on üks küsimus, et millal oleks lootus saada Gateway'ga Luminoriga. Täna Luminoriga tõesti Gateway'd ei ole, aga ütlen lihtsalt seda, et tegeleme sellega ja kui see saab olema, siis anname sellest kindlasti märku. Tundub, et jälle järgnev küsimus minule pigem, et kui teha arvest koopia eelnevast arvest, et siis kas need kohustuslikud väljad ka toimivad? Peaks nagu toimima. On sul ka kogemus olema? Et kui kuna ta on ikkagi see mõttes ostuarve mall, et siis ma usun küll. Et jah, et kui te eelnevast arvest vajutate koopia ja nüüd üritate salvestada, isegi kui kohe pole need kollased ja punased väljad nähtaval, siis salvestamise hetkel võivad nad minna nagu selle värviga, et sul on puudu midagi seal. Ja, ma võin öelda, et Kairelt võite ka küsida asju, et praegu on hästi palju meile tulnud. Et tuli siis selline küsimus, et kas Costpocket küsib Poola tšekkidelt käibemaksu tagasi. Sellega on niimoodi, et kui me ostame midagi arvega, siis on ju, meil on see käibemaksukood, tavaliselt selle müüjal on ka käibemaksukood, siis me saame nulliga, ostame nagu null käibemaksuga. Tšekkide puhul on niimoodi, et meil tegelikult, kiire vastus ei küsi, et meil on tegelikult ka Poolas eraldi keha, et Costpocket Polkashow, et see on nagu Costpocket OÜ nagu Poola oma. Et meil on nagu seal olemas kohapeal keha, et meil ei ole tingimata vaja seda Eestisse siia nagu küsida tagasi. Et küsimus siis on see, et kui ostuarvel on mitu eraldi rida, kas Costpocketis tulevad nad ka automaatselt eraldi ridadena? Kui see on e-arve, tuleb ridadena sisse, jah, meie juures nad on ridade kaupa, samamoodi läheb Directosse edasi ridade kaupa. Kui see on tavadigiteerimine, siis ei tule, et siis me teeme ainult see koondrida tuleb nagu sisse. Või ta teeb, kui on käibemaks erinev, siis me need lööme ka laiali. Et nende juhul me ei digiteeri rida realt. Aga meie juurest on võimalik võtta ka ridade põhist digiteerimist. Tänasel päeval me robot ei suuda teha ridade põhist digiteerimist. Me selle projektiga alustasime umbes jõulude ajal ja maikuus pidi esimene versioon minema ülesse, saab näha, mis ja kui head on. Ajalugu on ju näitab, et esimene versioon tavaliselt nagu sakib, et ta ei ole tõenäoliselt ülihea, aga midagi me peaks varsti nagu üles saama ka, et oskaks robot ka digiteerida arveridu. Aga kui teil on vaja, siis meil on eraldi olemas, ongi arveridade digiteerimine ka.
Kaire, see on sinule. Et põhimõtteliselt küsitakse siin siis, et kas webinaari saab ka järel vaadata, et vastus on jah, et saadame selle kohta infot siis peale seminari lõppu. Et kõik, kes te kirja olete pannud, siis me saadame teile emaili ja siis seal on see link ka, kus saab järgi vaadata. Tundub, et küsimused said otsa, aga oleme üks küsimus siiski on tulemas veel. Vastuvõtmine, kui direktor juba on moodul aktiveeritud. Ehk siis küsimus on, et kui direktorist juba võtate e-arveid vastu, siis miks me peaks tegema seda Costpocketist? Ehk siis ma vastaks, et siis ei olegi vaja seda Costpocketist teha. Et kui te juba direktorist võtate e-arveid vastu, siis las ta olla teil seal. Et jah. Enne kui ma seda näitasin, ma tegelikult näitasin ühte eelist, et meil on see koopia võimalus, et kui kellelgi on seda väga vaja, võib-olla siis see on võib-olla ainuke põhjus, miks võtta läbi meie, aga üldiselt ma arvan, et võite vabalt võtta läbi direktor vastu e-arveid. Aga igastahes, kui täna küsimused on otsa saanud, siis me kõik oleme tegelikult valmis vastama ka igapäevaselt e-maili teel, telefoni teel, et võtke meiega ühendust. Ja kui midagi jäisid nüüd silma ka selle efektiivsemaks tegemise poole pealt, võtke ühendust, räägime ja vaatame, mis võimalused on. Ja kui te hakkate ise seadistama, siis ka helpdesk loomulikult on teile abiks. Ja nagu Kaire ütles ka oma esitluses, et kui teil on vaja mingi muutus on või soovite midagi nagu muuta, siis alati tasub küsida nagu meilt ja direktorilt, et äkki on juba meil olemas mingi asi, mis lahendab selle ära. Et võib-olla ei pea alustama kohe suure käsitööga. Et siuke hea mõte ka. Aga siis tõmbame otsad kokku. Täname meid kuulamast, loodame, et saite siit üht-teist kasulikku ja praegu vist päike veel paistab, nii et saab randa minna. Teeme jalutusringi enne tööle asumist. Ja loodetavasti teil on siis varsti nüüd reeded vabad. Just. Aitäh ka minu poolt.